asi on maitses. Meil ei ole nagu Pariisi vastu mitte midagi. Põhja peal on ka valasid. Siinsamas tegi õhtusaade endast pilt Elamontri. Ei jõua enam nagu ära. Ulatatakse juba 10,6 õlled, õllud. Toit on käes. Mina võtsin mingi brunch offeri, siin on 2 hommikuburgerit nii-öelda. Üks on muna peekoniga, teine on mingi bifimunaga, apelsinimahl ja espresso. Võtsin siia juurde veel 4 nuggetit, kokku läks 8,95. Selline klassikaline Mac-ind selles mõttes. Aga mis sa võtsid? Friikaid, Fanta ja siis selle Mac-Wrapi. Minul läks 13,55, nii et natuke kallimalt, aga äkki saab paremini kõhu täis. Tervist! Jõudsime kohale. Ohoo! Okay. Thank you! It's okay? Jep! Alumine veel. Kolm lukku on. Avanes. Seesam avanes. Läks aega, aga asja sai. Me olime üldse täiesti vales pildingus alguses. Õnneks tuli check-in'i vend, teadis kohe nime. Ma kuulsusid juba Pariisis. Teadis kohe nime ja ütles, et vale une, tulge ära. Quick room tour. Sisse tulles avaneb meile kohe selline avatud kelutuba. Siin on gaasipliit, kraanikaus, külmkapp. Siin on magamistuba. Suhteliselt pisikene. Siin on siis vannituba. Selline päris normaalne. Normaalne. Minimalistik, aga normaalne. Mitte liiga palju ruumi, mitte liiga vähe ruumi. Aga rohkem kui oli Varssavis meil, nii et ikka super. Saab 4 ööd ilusti elatud. No nii, tegime väikse uinaku, mis lõpuks tuli vist kokku 2,5 tundi või. Et päris mõnus oli. Ja nüüd oleme valmis minema olümpiakülla. Energiat on. Pariisis on 33 kraadi. Sipa palav on. Aga lähme otsime mingi metroo koha ülesse ja sõidame siis sinna olümpiakülla. Et metroo pidi ka mingi 4 eurot pilet maksma, et siis vaatame, et loodame kiirelt kohale saada ja vaatame selle sportlasküla üles. Ja vaadake, siin on selline koht, kus Mbapped, Messid, Ronaldod käivad juuksuris. Siin on vähemalt mõnus selline natuke jahedam kui õues. Õues 33 kraadi on ikkagi päris seviir. Oleme jõudnud siia olümpiaküla külje alla. Selliseid viitasid võib siis näha siin üle terve Pariisi, mis suunavad erinevatesse kohtadesse. Ja terve Pariis on siis praegu täis selliseid roosasid nii-öelda teeviitasid, suunasid. Eraldi Pariisi olümpiamängude jaoks on tehtud ühistranspordirakendus, kus siis saab vaadata seda, kui sul on pilet ostetud mingisse kohta, siis ta automaatselt näitab, kus see ala toimub ja kuidas sinna võimalik siis saada on erinevate ühistranspordi liikidega. Olgu selleks siis metroo, buss, rong või isegi jalgratas on nagu variant. Seal siis nii-öelda päevapilet ostes on võimalik kõigi nende liikidega liigelda. Nii et vaatame sinna väravate poole. Väga palju politseisid liigub siin, et ollakse nii-öelda valmis igaks olukorraks. No nii,
kus me siis jõudnud oleme ja miks me nüüd siin siis laua taga istume ja õlut joome? Ja hakkasime siis Olümpiaküla poole minema, kui poole peal või põhimõtteliselt täpselt siis kohale jõudsime, tuli siis sõnum, et et me vist panime teie külastuse valele päevale, et homme saame minna. Nii et aitäh Uku, shootout Ukule, nii et üldse tegelikult me saame, see on juba päris positiivne ja siis käisime seal korraks läbi, seal pea ukse juures. Ja siis mõtlesime, et kuna 33-34 kraadi on Pariisis sooja, et siis tuleme jahutame natukene ennast külma õllega. Ja siin see üks ongi, see vist on mingi Itaalia õlu, sul oli mingi Belgia õlu, hinnad läksid ka suht sellise näo järgi, minul läks 6 eurot, Rainer läks 8 eurot, nii et soovitan teil ka külmal päeval ühe võtta nii-öelda spordi, olümpiaspordi kõrvale. Liigume majutuse juurde tagasi vaikselt, et siis panna paika täpsem plaan, kuhu me edasi lähme. Mõttes on külastada siis sellist baariklubi, kus siis kõik Eesti olümpiafännid kohtuvad. Et võib-olla jõuame siis täna ära käia ka seal Arc de Triomphe'i juures, nii et vaatame jooksvalt, kuidas see õhtu kujuneb. Ja homme siis juba hommikul suudmise finaalid ja peale seda käime ära Olümpiakülas. Ostsin Red Bulli hommikuks ja mõtlesin, et proovin sellist Hollandi õlut, Intense Bond Lager. Ja ma näen, et sina oled ostnud ka ühe Red Bulli, eks ole, hommikuks. Ja Itaalia õlut, ühe Peroni võtsid. Ja palju kokku läks? Kokku läks 4,50. Ja nüüd linna peale? Lähme. Siis me tulime praegu niimoodi ja siis me oleme nüüd siin tänavas, nüüd oleme siia tagasi. Navigatsioon 2.0. Oleme juhuslikult kohtunud 2 eestlasega siin Pariisis. Meile toodi külakostiks, kohe näitan, sellist pastist de Marcielli. Kohalik. 45%, liitrine pudel. Põhja peale natuke valasime, et lihtsalt maitsta siis, kuidas see jook maitseb. Eesti sõudakoondisele 7. koht. Ja üldse kogu Eesti olümpiakoondisele parimat. Tavais. Täitsa hea oli täitsa kohe. Mulle endal lagritse meeldi, aga kuule, see oli küll päris hea. Pane veel. Lähme vaatame Pariisi peale ja uurime, mida tal meile pakkuda on. Läheme ka pärast Eesti siis Delfi siis temmeldas selle Eesti olümpiafännide siis oma baariks, kus siis kõik Eesti olümpiafännid siis koos on. Et üritame sinna ka sisse piigata, et vaadata, et kas päriselt ka nii on. Aga hetkel vist lähme vaatame mingit ägedat mälestusmärki, mälestusväärsust või. Ja nii ma aru sain, et sinna poole me liigume. Vaatamisväärsust, jah. Ja ikka veel on 34 kraadi selles mõttes Pariisis, et midagi muutunud ei ole. Päris palav on tegelikult. Üpris palav on täna. Pruuniks ka 2. augustiks, et mis on elu lill. No nii, kuhu sa mind jälle tõid siis, Rainer? Mina tõin su Le Rousseesse. Ehk siis järgmine baar, jah. Ütleme, pigem on selline kokteilikas. Ehk siis vähe uhkem. No jaa. Tegelikult oli ju. Oli küll. Mina sain kohaliku Le Monza õlle või mis ta täpselt nimi oli. See oli 3,50. Mina võtsin Aperol Spritzi 7,50. Happy hour hakkab 4 minuti pärast kahjuks. Siis oleks 6 eurot olnud. Siis oleks 6 olnud. Aga ma proovin selle kohaliku õlle ära. Siuke huvitav järelmaik on. Mitte selles mõttes, et see on halb. Aga ma mõtlesin, et kuidas ma kirjeldaksin teile kui eestlastele, et mille moodi täpselt nagu on. Et päris Prem ei ole, jah? Prem oli eelmises kohas. Ma ei oskagi täpselt öelda, äkki mingi blond munk, kui ma olen seda suht vähe joonud. Okay. Et üpris hea. Võtsime siit tänava pealt esimese ettejuhtuva kebabi siis nii-öelda putka. Tellisime selline saia vahel olev kebab. Siin on natuke sibulat, mingid kasted, friikad ja väike siis törts kasted ka friikatele. Ja kokku läks siis see asi maksma 9 eurot.
ja ma arvan, et see kannab meid siit homsesse hommikusse ära. Head isu. Ja see vend oli Marokost, nii et sai vähe pulli tehtud. Ütles, et inglise keel on ülihea, lihtne keel. No ta lihtsalt ei osanud seda. Aga ei ole hullu. Lõpuks ta sai mingi hetk aru, et me ikkagi oleme Eestist. Siis me hakkasime seletama, et mis asi Eesti on. Siis ta ütles, et ta isegi sai aru, et see on Leedu lähedal. Nii et midagi ikka siin Eestis natuke teatakse. Ja ta sai ka sellest aru, et Eesti on ikkagi rikas riik. Et, you are healthy, you live, nii et you are rich. If you don't have money, but you have healthy, you are rich. Nüüd me lähme Delamontri, ma ei tea, mis ta nimi oli. Ühesõnaga mingi kirikusse ja lähme vaatame seda Montresi kuradi kirikut. Üldiselt Pariisis mägesid ei ole, siin oli. Siit tuleb veel üks mägi edasi. Ei jõu enam, no kui ära. 34 kraadi, trepid, ideaalne kombo. Sellisel palaval päeval ma soovitaks, et kindlasti kandke kaasas veepudelit, pange sellised mõnusad õhulised riided selga. Pigem minge rohelise tulega kindlasti üle tee ja üritage võimalikult palju olla varjus ja kanda mütsi, kui te olete päikse käes. Ehk siis kõik vastupidiselt sellele, mis meie praegu teeme. Minu soovitus, võtke üks külm õlle, kandke mütsi ja tegelikult võiks lihtsalt kuskil istuda maha, rahulikult seletada. Kurat, küll need treppe on nii palju, noh. Ongi, noh. Jumal haige. Jõua enam nii palju. Vaja igale pool käia. Täpselt, istume maha, võtame väikse külma õlle. Sangria 6, aga kõik ülejäänud ikka päris kallid, kui vaadata seda 0,5 õlut, siis siuke sipa alla 10 nii-öelda. See on ikka päris krõbe hind. Aga no samas, mis sa tahad, kui oleme ikkagi suht Pariisi, mitte päris kesklinnas, aga ikkagi Pariisi linnast sees, ja olümpiamängud ka veel. Eks ta see hinna kujundab ikkagi need mängud ja see kuulsus selle linnal. Ühesõnaga, oleme jõudnud siia kuulsa Prantsusmaa Pariisi kiriku juurde, mis on turistides üpris populaarne just võib-olla sellise trepi aspektike poolest. Aga millest tahtsime natuke rohkem võib-olla rääkida, on need samad nii-öelda armastuse kuldkepikesed või siis armastuse lukud, mis siis tegelikult on siia toodud. Vanasti oli ta ikkagi nendel Pariisi siis sildade peal, mis siis tegelikult hakkasid seda silda lõhkuma. Ja üks hetk nad siis selle ära puhastasid. Nad said 45 tonni, üle 1 miljoni lukuvõtme sealt ja tõenäoliselt nad siia seda ei toonud, sest et siin neid oli juba varem ka. Ehk see natuke lõhub, hakkab roostetama, aga samas on nii-öelda abielu mõttes või armastuse lukku panemises üpris populaarne kõikide inimeste seas. Aga lähme vaatame seda kirikut ka natuke lähemalt. Lähme vaatame kirikut. No Kevin, räägi, kus me oleme jõudnud? Me oleme jõudnud ühe Pariisi imelisema kiriku juurde, Montmartre kirik. Ja see ehitati 1910. aastal, kusjuures, kuigi see ei valminud kohe, see valmis paarkümmend aastat hiljem, oli lõplik toode ja see on 85 meetrit kõrge. Ja kusjuures, nagu ma aru sain, siis ta on Rooma katoliku kirik. Aga mina ütleks seda, et võib-olla see kirik ise ei olegi nii-öelda see, mille pärast turistid siin käivad, vaid just see vaade, mis siit samast trepilt tegelikult üle terve Pariisi tuleb. Kuigi ma praegu kusjuures tunnen, et vana hea Pariisi vihm hakkab tulema. Mis oli ka avatseremoonial. Ehk kas tõesti me hakkame nüüd siin vihmaga siis sporti vaatama? Loodame, et ei jäfka. Küll aga homme hommikul sõudmise ajal mingit vihmavärki lubab, natuke ka äiksetormi. Võib-olla kui äiksetorm on, siis lükatakse sõidud edasi, et loodame, et seda ei juhtu. Aga siin on see aura. Aura on küll olemas selline, kuidas ma ütlen, et siuke suur asi või selline kuidagi imeline. Aura on olemas. See tunne on olemas. Et see on tõesti imeline.
me oleme selle sama kiriku juures, enam-vähem kõrval tänavas. Ja siin melu ja möla käib. Väga palju inimesi, väga palju kohvikuid. Ja tegelikult on päris pull. Hi. No. Et siin pulli saab. Bonjour. Siin samas tegi õhtu saada endast pilte näiteks. Nii Jüri Putsakov kui Robert Rool tegid siin sõbra pildi. Äkki selle 4 päeva jooksul teeme ka meie väiksed pildikese. You never know. Eesti lipp tuli välja. Muidugi, sest et hakkame minema Eesti siis väiksesse pubisse, nii et loodame, et näeme seal ka eestlasi. Eelmised eestlased väga jutukad ei olnud. Vaatame, et äkki siis Iiri pubi vähe aitab jutule kaasa. Nii, mis me teeme siin nüüd? Vaata, 34 kraadi ikkagi natukene hitib teistmoodi. Et võtaksime vähe väikese vee, et siis saaks selle energiatasemik jälle üles ja siis juba Eesti pubisse, Iiri pubisse. See on odavam või? See või? Kui Eestis tegelikult saad võib-olla natukene külmem kui toatemperatuur, siis siin on vesi täitsa jääs. Ehk siis väga hea külm, täpselt see, mida tänaseks õhtuseks ilmaks vajalik on. Üks väike fun fact ka siia Pariisi kohta, et Pariisi linnas on ainult üks stopp-märk. Ja kui vaadata üldse märgi suuruseid, siis ka selle pealt on natukene tsipa kokku hoitud. Et neid ei ole palju ja need on väiksemad ka. Kas on või? Okei, siin praegusel hetkel ei olnud, aga seal lennujaama juures olid küll väga pisikesed. Okei, ja. Aga siin tundub praegu, et... Siin on praegu päris okei. Valgusfoorid jalakäijatele on nagu suhteliselt kehvasti näha tegelikult. Jah. Sellepärast me eelmine kord punasega üle läksimegi, me ei pannud tähelegi. Moulin Rouge, see ongi see või? Jah, Moulin Rouge, kus ka siis Piret Laos käis. Jälle õhtu saade. Siin on Team Ireland. Jah, siin on siis võib tõenäoliselt Iirimaa fännid. Jep. Et otsime siis Eesti fännid üles. Otsime Eesti fännid üles, vaatame, kas leiame ka eesti keelt kõnelevaid isikuid. Nii, ühesõnaga oleme jõudnud kohale siia siis Delfi poolt nii-öelda öeldud pubisse, kus siis eestlased peaksid siin olümpiamängude ajal pesitsema. Praegu mitte ühtegi eestlast silma ei jäänud veel. Küll aga kiire pilk nii-öelda siis menüü hindadele paistab olevat täiesti samal tasemel, mis Eestis, nii et ütleme väljas käies mitte midagi võib-olla kontimurvat, aga kallim kui toidupoes ilmselgelt. Nii et vaatame, alustame siin tasakesi õhtuga ja võib-olla siis õhtu jooksul kohtame ja näeme mõnda eestlast ka. Olime seal Iiri pubis siis. Tuleb välja, et täpselt sama nimeline pubi on üks veel. Ja sinna, kus me läksime, see oli täiesti vale. Ja nüüd me läheme eeldatavasti õigesse. Ja loodame siis lõpuks eestlasi ka näha. Ja vaatame, mis nad siis räägivad. Läheme vaatame siis Gregor Sirgi 200 meetri liinali ujumise finaali või poolfinaali vist. Et me läheme vaatame, teeme Eesti fännid rõõmsaks. Et läheme sinna oma lipuga, läheme möörgame, elame kaasa. Ja näitame enda iirlastele, et kuidas ikkagi tõeline eestlane fännab seda Eesti spordiala. Ja läheme ainult Eiffeli tornile lähemale. Et täna kindlasti sinna ei jõua, see on liiga kaugel. Ja siin ulatatakse juba 10,6-st õlut. Kuule, päris kõva asi on see õlu. 10,6 õlu. Sellist asja igapäev ei näe, aga see on päris kange värk. See on see, nagu ikka, spordimehe jook. Oleme lõpuks jõudnud siis selle põhikoha kohta, mis siis Delfi meedia ütles, et siin see Eesti melu ja elu toimub. Loodame, et see on nüüd õige koht. Loodame, et on õige koht. Ja mis sa arvad, kas mitut eestlast me näeme siin täna?
mina arvan, et 2 käe sõrmedel me ei saa neid kokku lugeda. Ma loodan, päriselt, ma olen patrioot. Muidugi, Sirga ju... Sirga läheb täpselt 20 minuti pärast, nii et loodame, et Eestil läheb täna hästi. Me suudame selle Iiri pubi põhimõtteliselt siis üles rõkketada, et me ikkagi läheme sinna finaali ka. Läheme vaatame sisse. Oleme jõudnud siis siia Iiri pubisse, kus pidid olema ka eestlased. Ja keda ei ole? Mida me näeme? On eestlased, neid ei ole. Ainult siis need inimesed, kellega me siis juba teadsime. Juba teame, jah. Kahju, aga äkki meis viga. Äkki nad tulevad veel. Äkki me tulime vale ajal lihtsalt. Jah. Nii et lootus pole veel surnud, nii et ootame ja loodame väga. Jah. Algamas on Eesti poolfinaal, eks ole? 200 meetri liblik ujumine. Et Gregor Sirk peab aegades olema nii kõva, et jõuda 8 parimise ikka poolfinaali sees. Et saada finaalis siis ka peale. Mis sa ise spekuleerid, mis koha me praegu siit võitlus nii-öelda sõidus toome siis? Ma isegi loodan, et finaali me saame. Kuri kahtlus on, et ei saa, aga minus kui elab ikkagi patriootlik inimene, siis ma ikkagi loodan. Kolmas. Ja nüüd jääb oodata lihtsalt teise poolfinaali tulemusi ja küll me siis anname teada, kuidas meil läheb. Tänaseks on Eesti sportlased oma töö teinud ja meie juba jätkame siis homme hommikul. Oleme siis sõudust vaatama. Läheme siis sõudust vaatama, loodame sama emotsiooni saada, nii et aitäh, Gregor, selliste emotsioonide eest, nii et meie paneme edasi ja läheme homme. Aitäh! Levo! Mida siin pakutakse? Täpselt nii. Leidnud siit Pariisi Tõude kanali äärest. Superstaarid. Kaesa.